tulemast tagasi siia kanalile. Seekord kirjeldan vaarikistanduse jaoks sobivat asukohta. Milline peaks olema muld, reljeef, niiskusrežiim, temperatuur ning kohalik mikrokliima. Kord juba rajatud vaarikistandus püsib ühel kohal 10–15 aastat. Kui põõsad on valesse kohta istutatud, on hilja hakata midagi muutma. Seetõttu tuleb enne väga hoolikalt vaagida, kas maatükk ikkagi sobib vaarikate jaoks. Kui te ei kavatse just hüdropoonika-farmi rajada, siis esimene oluline komponent on muld. Vaarikale sobib huumuserikas liivsavi või saviliiv, mille pH on kergelt happeline või neutraalne, pH 5,5–6,5. Sellisest mullast saavad taimed kätte nii toitaineid, vett kui ka õhku. Liivane pinnas on sobimatu, kuna põua korral kipub kuivama. Savine muld samuti ei kõlba, kuna juurtel on raske sellest läbi tungida ning liigniiskus teeb liiga. Samuti pole mõtet istandust rajada õhukese huumusekihiga rähtmullale, vahepealsele mullale või leetunud mullale. Kui te ei ole päris kindel, milline muld teil on, siis vaadake Maa-ameti geoportaalist mullastiku kaarti. Link on video kirjelduses. Mulla puhul oleks tore, kui siis sisaldaks vajalikke toitaineid juba sobilikus koguses. Aga see ei ole kriitiline viga, sest nii või teisiti tuleb istandust igal aastal väetada. Sobilik proportsioon on toodud järgnevas tabelis. 1 kilos mullast peaks olema fosforit 15–30 mg, kaaliumit 180–300 mg, kaltsiumit 2100–3000 ning magneesiumit 180–300. Mõistlik oleks lasta toitainete kontsentratsiooni määrata nii istanduse rajamise eel kui ka regulaarselt iga paari aasta järel. Sellisel juhul saab väetamisega luua vaarikale optimaalsed tingimused. Vaarikas on vee suhtes väga tundlik kultuur. Ühest küljest võib saak põua tõttu ikalduda. Teisest küljest ei kannata vaarika juured kõrget põhjavett. Ilma hapnikuta jäänud juured võivad isegi hävida. Seetõttu ei tasu istandikku rajada kõrge põhjaveega kohtadesse. Kui põhjavee sügavus on kõrgem kui 80 cm, tuleks rajada kuivendussüsteem. Optimaalne põhjavee tase on 1,5 meetrit. Eesti on üsna niiske paik. Aastas võib sadada 550–800 mm. Ometi ei saa sademete osas jääda uhusele lootma, sest vaarikas vajab õitsemise ja viljumise ajal rohkesti vett. Mulla niiskusisaldus ei tohiks langeda alla 75 või 85%. See protsent tähendab mulla üldist veemahtuvust. Seetõttu tuleks istanduse asukohta otsides leida koht, kus niisutamine oleks võimalik. Reljeef võiks olla tasane. Nii on kõige mugavam istanduse rajamisel, hooldamisel ning koristamisel masinaid kasutada. 2–3 kraadine kallak ida, lõuna või lääne suunas on samuti sobiv, võiks isegi öelda, et soovitav, sest kergelt kaldus maapinnalt voolab liigne vihmavesi ära ega hakka juuri lämmatama. Järsem nõlv ei ole sobiv, kuna see toob kaasa erosiooni. Põhjapoolseid nõlvu tuleks vältida, kuna seal on pimedam, külmem ning rõskem. Sobimatud on ka orupõhjad, kuna sinna voolab kokku vesi ning kevadiste öökülmade ajal ka külm õhk, mis võib õisi kahjustada. Küngaste tippusid tuleks samuti vältida, kuna seal on tuuline. Kui tuul juba jutuks tuli, siis enamasti on see ebasoovitav. Tugev tuul võib taimed purustada ning marjad maha kloppida. Lisaks häirib tugev tuul tolmeldajaid. Seetõttu tuleks leida istanduse jaoks tuulevaikne koht või rajada põhjapoolsesse külge hekk tuuletõkkeks. Temperatuuri osas on Eesti sobilik paik vaarikate kasvatamiseks. Külmad talved võivad küll lõunast pärit sorte kahjustada, kuid üldiselt elavad maal olevad risoomid pakas üle ning kasvatavad uued võrsed. Aga igaks juhuks, kui keegi vaatajatest mõtleb globaalselt ning kavatseb oma istanduse Alaskasse või Patagooniasse rajada, toon tabeli kujul välja vaarika jaoks kriitilised temperatuurid. Bioloogiline miinimum juurestiku kasvuks on 5–8 kraadi, bioloogiline miinimum pungade puhkemiseks 8–12, fotosünteesiks optimaalne temperatuur 15–25 kraadi, kriitiline temperatuur õitsemise ajal -2––3, kriitiline temperatuur partele talvel –15––30 ning kriitiline temperatuur juurtele talvel –11
kuni –20. Kuskil Patagoonia kõnnumaal estantsi rajamine võib küll romantiline tunduda, kuid mõelda tuleb ka sellele, kuidas saaki realiseerida. Vaarikas on õrn mari ning seetõttu peab turg või töötlemiskoht olema istanduse lähedal. Lisaks peab tee olema sile, et marju transpordi käigus ära ei klopitaks. Lähedus asulatele on ka selles suhtes oluline, et koristamise ajaks on vaja palgata tööjõudu. Elanikest rääkides ei saa piirduda ainult potentsiaalsete töötajatega. Tuleb valmis olla ka selles, et istanduse lähedal võivad elada vargad. Ja mitte niisama raksust käijad, kes paar marja suhu pistavad. On ette tulnud ka seda, et kurjategijad organiseerivad täiesti korraliku saagikoristuse võõral põllul. Kastid, karbid, külmutusauto, isegi pahaaimamatud turuvarblased on korjajateks palgatud. Selliste intsidentide vältimiseks tuleb ise elada koha peal või loota ümbruskonnas elavate naabrite peale, kes kahtlasel tegevusel silma peal hoiavad. Lisaks inimestele tuleb arvestada ka loomadega. Metskitsed võivad käia taime söömas, metssead armastavad sonkida ja linnud tulevad marju sööma. Asukoha valikul tuleb selle kõigega arvestada. Kuigi putukad, viirused, hallitusseened, bakterid ja muud kahjurid erinevalt loomadest otseselt silma ei torka, tuleb ka nendega arvestada. Kui maatükki on pikka aega kasutatud mõne sellise kultuuri jaoks, millel on vaarikaga ühised kahjurid, näiteks maasikas ja teised roosõielised, ei sobi see istanduseks. Endise vaarika istanduse uuesti kasutusele võtmine on mulla väsimise tõttu veelgi hullem. Enne tuleks sellel aastaid midagi muud kasvatada, kui sinna uuesti vaarikaid istutada tasuks. Lõpetuseks räägin ühe õpetliku loo inimesest, kes tahtis jõhvikaid kasvatada. Tal oli olemas küll põld, kuid mitte sood ega raba. Et saada jõhvikate jaoks sobilikke tingimusi, laskes tonnide kaupa turvast põllule vedada. Lisaks tuli tal rajada ka niisutussüsteem. Kokkuvõttes kulutas ta nõnda palju raha, et odavam oleks olnud marju turult osta. Ärge teie samasse lõksu langege. Kui teil ei ole vaarigi jaoks sobilikke tingimusi, siis ärge hakake neid kunstlikult looma. Vaid valige hoopis mõni teine kultuur. Muidu ajate toodang oma hinna liiga kõrgeks. Ei ole mõtet loodusega võidelda, parem pange loodus enda kasuks tööle. Aga kui te tahate enda tarbeks paar vaariga võõsast maha panna, siis palun väga. Liivasele maale saab tuua savi ning komposti, savikat maad võib parandada liiva ning turbaga. Happelist mulda saab lubjaga neutraliseerida ning tillukas aiamaa lapi joogiveega kastmine ei ole probleem. Aga kuidas vaarikate jaoks mõeldud maa ettevalmistamine käib, see on juba järgmise video teema.